Tere tulemast kasutama Vastutuule Live Corporation teenuseid. The Vastutuule Live Corporation. Viime teid kurssi kõigega, mida teil on vaja teada sotsiaalmeedia trendidest, et te ise ei peaks seda tegema. Tänaseks teemaks on TikTok. Lühikeste videote jagamiseks mõeldud äpp, hiinlaste loodud TikTok, on üks viimase aja kiiremini kasvavaid trende. Olles olnud ülemaailmselt kättesaadav alates 2018. aastast, on TikTokil ette näidata üle 2 miljardi allalaadimise. Välja kasvanud populaarsest lipsünkimise äpist Musical.ly on ka TikTok kõrvaltvaatajatele vahest enim tuntud kui keskkond, kus matkida populaarsete laulude ja tantsude esitamist. Aga tänaseks on tantsimisest saanud vaid üks väike osa sellest, mida TikTokis tehakse. Nüüd kuuleme, mida on TikToki kohta öelda meie salaagendil. Ausalt öelda on ta veidi liiga kaua undercover olnud, nii et ta on veidike, teate küll. Aga küll me teeme talle varsti. Saage tuttavaks. Swagboy 420. Ja oleme ühenduses. Swagboy, räägi, kuidas läheb? Ma tea, üks hetk. Tule uuesti välja. Okei, anyway. Suht timm on, et followere nagu actually tuleb juurde ja TikTokis muidugi see on ka hea, et erinevalt näiteks Instagramist või Facebookist, kus reaalselt kui palju follower'e ei ole, palju like ei saa, palju vaatamisi ei saa, siis TikTokis mul võib olla üsna vähe follower'e, aga järsku mõni minu video saab mingi 100k vaatamist, mis on nagu suht norm. Anyway, ma siis share'in teiega midagi, mis ma oma hinge hinnaga olen saanud. Swagboy 420 TikTok eduvalem. Lõpuks ometi on meie valduses relv, mille abil üle võtta kogu TikTok, nii et TikTokist saab uus Facebook ja keegi ei saa sinna midagi postitada, ilma et tema ema, isa, vanaema, vanaisa ja tööandja sellest teaksid. Kui tahad TikTokist läbi lüüa, tee nii. Esiteks, mis toimib? Seks, ükskõik mis kontekstis. Teiseks, kuna TikToki kasutab ka palju lapsi, siis neile läheb peale, kui sa räägid viinast ja narkootikumidest. Et see toob laike sisse. Sinu kolmas sõber on stereotüübid. Teate küll, eestlane, venelane, mehed, naised, nädalavahetus, eksid, homofoobia, rassism. Et see kõik toimib hästi. Väga hea. Neljandaks, kättemaksukontor ehk kätekas, nagu seda TikTokis nimetatakse. Viiendaks tuleb nagu literally iga päev postitada ja last but not least tuleb olla swag ja hot. Aga TikTokis on see õnneks lihtne, kuna kõik saavad automaatselt omale ilufiltri peale ja seega TikTokis on kõik üsna swagid ja hotid, vähemalt võrreldes päris eluga. No suurepärane. Lõpuks ometi on know-how meil olemas ja võib alata meie missioon, milleks on... Oota, mul on paar asja veel. Päeva müsteerium. TikTokis on hulk tegelasi, kelle profiilipildiks on selline hamstrikene. Hakkasin asja uurima ja selgub, et tegemist on mingisuguse kultusega, hamster cult, ja väidetavalt tekkis see vastuliikumisena Lana Del Rey kultusele, kuid tänaseks on sellest saanud midagi palju enamat ja keegi ei tea, kuhu see kultus minemas on. Okei, aga nüüd meie missioon, milleks on, et kogu... Mul on üks asi veel. Wholesome hetk. Et minu postituse all kommenteeris keegi, kelle nimi oli Neegrid _ Ahju. Ja ma vastasin talle, et please muuda nimi ära. Ausalt öeldes ma lihtsalt tahtsin endale natuke swagi juurde tõmmata selle kommentaariga, aga minu suureks üllatuseks ta vastas okei ja muutiski nime ära. Ja see paneb mind mõtlema, et võib-olla ei olegi asi nii hull, et võib-olla on meil lootust, võib-olla need toksilised inimesed TikTokis on lihtsalt lapsed ja tegelikult ärge pange tähele. Loodetavasti on meie lühiülevaade TikTokist olnud teile meelepärane. Kohtumiseni. Alati teie Vastutuule Live Corporation.